Aloha imelised, Kristel Raalaksmi-Titt on siinpool jällegi San Diegost ja õnnitlen teid kõiki jõudmaks siis 5. päeva minu imelise külluse katsumuse programmiga. Ja olen siis naine, kes usub, et meis kõigis on peidus imelised varjatud aarded ja nendeks siis on kindlasti meie talendid ja kui me need töösse paneme, saame aktiveerida oma sisemised muinasjutud oma siis unistusteks meie tingimustel. Ja see on olnud siis minu teekond viimased 20 aastat nii professionaalselt kui ka personaalselt. Ja mul on väga-väga hea meel olla täna siin sellel imelisel pühapäeval teiega jagamaks siis tänase teema mõtteid, enesearmastus ja küllus ja nende seos omavahel. Ja kui sa jõuad täna siia, siis kindlasti anna märku, tee väike siis pane väike aloha, kus sa täna kuuldel oled. Ja kui sul on juba mõtteid, tahad kaasa rääkida sellel teemal või on küsimusi enesearmastuse ja külluse kohta, siis kindlasti pane siia siis kommentaaridesse ja õnnitlen teid kõiki ka, kui te olete juba läbi teinud siis eelnevate päevade harjutused. Ja eile ma sain ka valmis siis oma blogis lehe, kuhu kõik siis iga päeva siis blogi läheb ülesse, kus on siis YouTube videolink ja kõik lisamaterjalid või asjad, mis ma siis antud siis teemaga siis jagan. Ja seda siis saate siis ka need töölehed on seal olemas, nii et saate siis kõik selle info sealt kätte ja ma panen ka iga selle Facebook video alla selle lingi, et siis on kõik ülevaade, kõik ühes kohas ka olemas. Ja kui sul on sõpru, tuttavad, kellel Facebooki ei ole, siis saad lihtsalt jagada seda linki seal, sest seal on siis videolink on YouTube'i lingiga seotud. Ja tänaseks teemaks on siis enesearmastus, minu üks lemmikteemasid ja ma natuke lähenen sellele siis teise nurga alt ja kindlasti räägime siis ka sellest seosest, kuidas see küllusega on seotud. Ja olete kindlasti kõik, ma usun, kuulnud seda ütlemist, et enne kui saad armastada teisi, pead õppima armastama iseennast. Ja sellega ma täiesti nõustun. Ja inglise keeles on tegelikult veel väga hea ütlus, et saab öelda, et mitte ainult, et love yourself, et armasta ennast, aga love thyself. Ehk siis kõiki neid osasid sinus. Sealjuures siis rääkides minu lähenemisest just, et armastada ka seda sisemist last endas, armastada seda sisemist naist endas, armastada seda sisemist meest endas. Ja me jäime sellesse kohta, kus ma siis jagasin, et enesearmastuse siis tavaline siis sõnum on see, et jah, armasta ennast ja siis saad hakata armastama teisi. Kuid sageli jääb sellest välja see osa siis, et armastada tuleks siis tegelikult kõiki osasid endas, et meid on väga palju erinevaid arhetüüpe ja kui nüüd võtame siis meie sisemine naine, sisemine laps, sisemine mees, siis need on ainult üks osa, et kindlasti on neid tegelasi meie sees veel. Aga kui me nüüd saame nendega väga heasse suhtesse ja armastame neid sellisena, nagu nad on ja paneme nad töösse täielikult, siis loomulikult kõik hakkab toimima hoopis teistmoodi. Ja kui sa jõuad siia ruumi, kindlasti ütle aloha, kus sa täna liinil oled ja kui sul on enesearmastuse ja külluse kohta ka küsimusi, siis kindlasti pane või kommentaare. Ja kui siis nüüd need kolm osa saavad siis, mina nagu näen seda nii, et meie sisemine perekond tegelikult loob nagu sellise alusvundamendi meie enesearmastusele. Kui sellega on nagu korras ja paigas, siis sealt on nagu tõesti terve maailm sinu päralt. Ja kui me võtame üldse nagu ka, et mis asi on küllus, küllus on minu jaoks sageli just see, et see näitabki, et kõik asjad minu sees ja minu välises maailmas toimivad kooskõlas ja läbi selle siis hakkab looma ennast küllus. Ja küllus ei ole ainult raha, et siin küllus võib olla erinevates vormides nagu aeg või tähelepanu või mis iganes. Ja lisaks siis ka, kui räägime siis näiteks üleüldisemast küllusest, mulle meeldib rääkida külluse ratta põhimõttel, seksuaalsus, suhted, eluülesanne, tervis ja siis küllus on siis selle tulem.
ja suhted ongi tegelikult üks esmaseid. Seksuaalsus on siis see, et me oleme sündinud seksuaalsusest ja suhe siis iseendaga hakkab sellest hetkest, kui me siis põhimõtteliselt siia maailma tuleme. See on muidugi juba eelnevalt ka olemas, aga siin siis aktiveerub ta jällegi uuel moel. Ja see suhe iseendaga on võtmeelemendiks siis välise maailmaga ja ka see küllus siis tulenevalt sellest tulebki. Küllusel on teatud sellised iseloomuomadused, talle meeldib voolamine, talle meeldib kergus, talle meeldib sõbralikkus, talle meeldib kiirus, talle meeldib selline vabadus, et paljud inimesed ka nad hoiavad oma küllust kinni, eriti just näiteks ka raha ja see annab tegelikult küllusele vale sõnumi. Ja see on ka tegelikult sageli enda suhtes, siis inimene ei armasta ennast piisavalt või usalda ennast piisavalt või usalda oma sisemist meest piisavalt ja ongi siis tekivad nii-öelda sealt vanad ja valed nii-öelda siis mustrid. Ja nüüd, kui me räägime teistega suhtest, siis on niimoodi, et näiteks ka, kui mina ja Maicel kohtusime, ei kohtunud ainult siis Kristal Ra ja Maicel, aga kohtusid Kristal Ra sisemine naine, sisemine laps, sisemine mees ja Maiceli sisemine naine, sisemine laps ja sisemine mees. Ja nüüd kujutage ette, siis tegelikult on suhe 4 inimesel 4 inimesega ja nüüd, kui üks inimene siis on nii-öelda siis ühel tasandil ja toimetab ühtemoodi, teine toimetab teistmoodi ja need tulevad kokku, siis tegelikult peavad ka need sisemised pered omavahel nii-öelda siis hakkama looma suhet, et kes üldse siis nii-öelda omavahel ollakse ja kuidas siis saab seal ka nii-öelda koostööd teha. Ja kui sellega nii-öelda hakkama saadakse, siis on see, et 2 inimest saavad hakata looma koos küllust. Ja väga sageli on nii, et inimesed, kui nad suhtesse tulevad, nad isegi ei tea, kes nad ise on. Neil ei ole mitte üldse mingisugust ühendustki oma siis sisemise perega ja siis suhted algavad sageli eelduse põhiselt. Ma eeldan, et sa eeldad, et ma meeldin sulle, et sa meeldid mulle, ma tahan olla sinuga koos või ma ei tea, luua pere, mis iganes, aga need asjad ei ole selged, need ei ole konkreetsed ja siis need asjad valguvadki nii-öelda laiali ja sealt ei saagi mingit head nahka, küllust ka ei tule ja sellepärast on ka üks põhjuseid, miks on näiteks siis lahutuste arv nii suur, on see, et inimesed lähevad suhtesse selliselt, et nad ei ole endaga kontaktis, nad ei armasta oma ka neid nii-öelda sisearhetüüpe ja siis on raske ühenduda ka teistega. Ja nüüd sageli ka, kui inimesed saavad siis suhtes kokku, siis ongi põhimõtteliselt nii, et kuna omavahel nii-öelda siis võib-olla ka inimene ise oma sisemise perega ei suhtle, teine ka ei suhtle, siis need sisemise pere tegelased põhimõtteliselt on kohe vastasseisus, nad kohe võtavad nii-öelda siis otsuse, et nad ei meeldi üksteisele ja sealt hakkab sisemine vastupanu ja sa ei saagi nagu aru, et kõik oleks nagu okei ja sisemine mingi vastupanu käib kogu aeg, on ju. Ja sellepärast see sisemise maailmaga tegelemine, oma nähtamatu nii-öelda sisemise maailma puhastamine ja toimetamine, see on kohe, kui sa sellega pihta hakkad, koheselt hakkab väline maailm andma rohkem küllust igas vormis, mitte ainult rahalises vormis. Nii et selline väga nii-öelda siis nii-öelda oluline. Ja nüüd üks asi siis, mis ma rääkisin siin paar päeva tagasi, oli see endasse ankurdamine, nii-öelda enda nii-öelda keskmesse ankurdamine, et see ongi nüüd see, mis on siis enesearmastus uues ajas number 1 võti. Et kui ma lähen suhtesse, ma ei viska oma ankrut oma partneri nii-öelda siis sisse ja ei ole nii, et ehitan kogu oma siis elu selle peale üles, et kõik on nii-öelda siis partnerist sõltuv, minu õnn on partnerist sõltuv, minu raha on partnerist sõltuv. Ei, ma olen ise tugevalt paigas, ma tean, kes ma olen, kuhu ma lähen ja siin sisemise mehe siis päeval oli mul ka see printsea küsimused, et kindlasti soovitan need kõigil läbi teha, et see on nagu võtmeteema, et kui sa need endale selgeks teed, siis see aitab nagu aru saada, kes sa selline oled, kuhu sa lähed, miks sa siin oled, on ju. Ja see on kõik hästi oluline, sest kui sa ankurdad ennast endasse ja sa saad kokku mingi inimesega ja teil algab suhe ja see ei vii kuskile või lõpeb ära, siis ei ole katki mitte midagi, sest sa oled oma ankruga ikkagi endas.
Ja miks on see, et inimesed on täiesti lõhki peale 20 aastat abielu, ongi see, et nad ei ole oma ankruga olnud iseenda nii-öelda siis keskmes. Ja nüüd minnes tagasi siis selle enesearmastuse siin esimese astme juurde, et seal on ka need, näiteks ma mäletan, kui ma hakkasin tegema auratransformatsioone Eestis, siis Eestis selle alghind oli 3500 krooni, mäletate, sihuke raha oli veel, on ju. Siis inimesed ütlesid mulle, see on absurd, Kristel, et 2 tundi teed inimesega tööd ja selline raha. Ja nüüd, kui ma neile pärast ütlesin, et jaa, aga kui see aitab sul saada korda sinu seksuaalsuse, sinu suhted, sinu tervise, sinu elu ülesande, sinu külluse järgnevaks, kogu sinu järgnevaks eluks, mis on selle väärtus siis tegelikult? 3500 on tegelikult täiesti kopikad sellega võrreldes, on ju. Ja osad inimesed hakkasid siis ka nagu seda nii-öelda selliselt nägema, aga alguses mul oli endal ikkagi see eneseväärtus ja enesearmastus selle koha pealt nagu hästi kõikus. Nii et mul tuli palju inimesi, kes ütlesid, Kristel, kas ma saaks maksta 10 osas. Ja siis alguses ma isegi ütlesin jaa, aga siis hakkasin mõtlema, et issand jumal, et kuidas, et ma olen juba maksnud autorendi, siis selle ruumirendi, telefoni, kõik mingid sidevahendid, asjad. Mul ei ole nii, et ma saan neid maksta 10 osas järgi, et mis värk on, et kui tahad, siis saad ise selle raha kokku ja siis vaatame edasi. Ja nüüd mul oli ka niimoodi, et mul oli viimane siis hinnamuutus. Lõpuks oli niimoodi, et kui ma selle energiaga ühendust sain, see eneseväärtus ja enesearmastus selles mõttes oli paigas, siis lõpuks inimesed läks tulema ja panid mulle 5000 krooni. Lihtsalt südamest ise panid, ütlesid, et selle väärtus on tegelikult 10 000, aga ma panen sulle 5000 lauale. Ja siis ma tõstsin selle hinna siis 4500 peale ja siis, kui tuli nii-öelda see krahh meil siin 10 aastat tagasi, siis ma tõmbasin seda natukene jälle allapoole ja alles eelmisel aastal ma tõstsin oma hinna jällegi natukene siis üles sellega seoses. Ja alguses ka ikkagi natuke sihuke võbelus käis, et ei tea nüüd, kuidas sellega on. Ja mis oli väga lahe, oli see, et just tulidki need inimesed, kellel oli seda vaja, kelle jaoks see oli väärtus ja kes ei hakanud siis maadlema seal, et no ei tea ikka, kas ma ikka saan ja mismoodi ma saan. Kui sa tahad, aeg kirja ja siis toimetame edasi. Et see ongi see, ankur on endas, ma olen kindel, kes ma olen, mis mu eneseväärtus on, kuidas asjad nii-öelda siis kokku tulevad. Nüüd kui see, mida ma siin räägin, sinuga heliseb, anna thumbs up või väike süda ja kui sul on sellega seoses küsimusi, anna kindlasti ka nii-öelda siis teada. Ja nüüd üks asi, mis ma räägin, mis on olnud minu enesearmastuse üheks väga oluliseks siis lisaabiliseks on see, et mul on nii-öelda siis enesearmastuse kalender. Ja see kalender on siis sellel aastal natuke teistsugune. Ja see kalender on väga lihtne, et siin on väikesed nii-öelda siis lahtrikesed, kuhu ma saan siis panna kas igapäevaselt või siis kuu peale erinevad siis teemad, mis siis aitavad mul enesearmastuse eest ja enda siis eest hoolitseda. Ja kui sina nüüd ka mõtled, et mis on sinu jaoks enesearmastus, kirjuta siia, et millal sa tunned, et sa ennast armastad, on ju. Et mis see sinu jaoks on, et kas see on mingi tegevus, et noh, mõningate näiteks naiste jaoks on enesearmastus see, et sa lähed juuksurisse või ma ei tea, näomaski tegema. Mõningate jaoks on see, et sa võtad lihtsalt vaba hetke ja jood tassi kuuma šokolaadi, on ju. Mis see sinu jaoks on enesearmastus või see ongi see, et tõesti, et kui sa armastad ennast, siis sinu ümber hakkavad tekkima inimesed, kes armastavad ka ennast ja siis sealhulgas märkavad, et sa armastad ennast, ma armastan ka ennast, armastame koos ennast ja ka teineteist. Ja siis see vahe sellest on täiesti teistsugune ja see kvaliteet, mis sa siis sealt lood, on ka täiesti teistsugune. Ja nüüd, kui see kõik siis kokku tõmmata, otsene seos siis küllusega ongi näiteks, kui ma siin nüüd siis rääkisin sellest auratransformatsiooni näitest, siis täpselt samamoodi, et kui mul ikkagi see enesearmastus ja eneseväärtus, need asjad paigas ei ole, siis ma ei saa ka küsida seda väärtust, mis ma tegelikult siis väärt olen ja seetõttu ei saa ka siis see küllus mulle tulla. Et ma nägin mingi hetk Eestis oli mingi hästi populaarne reikid, asjad kõik tehti mingi 5 euroga seanss ja
ma ei tee kedagi maha ega midagi, aga lihtsalt ükskõik, mida sa teed, et noh, tõesti peaks natukene siis sügavamalt minema sellesse, et kas see on siis ikkagi see väärtuse vahetus, et kas need asjad on nagu siis õigesti proportsioonis. Ja loomulikult, kui ei ole, siis eriti kui sa oled uues energias ehk siis läbi teinud auratransformatsiooni või sündinud aastatel 95 või hiljem, siis sinu energia põhimõtteliselt ei lase enda vastu minna. Ehk siis, kui näiteks hind on vale, siis ta kas võtab näiteks inimesed ära või kliendid ära või siis noh, ühesõnaga surub sind nurka, et sa teeksid nii-öelda siis läbi need muudatused ja peab nii-öelda siis julgelt nii-öelda südame rinda võtma ja toimetama. Näiteks ka, kui ma alustasin Hawaii seikluskoolitustega, siis esimesed korrad põhimõtteliselt oli lihtsalt vaevu said seal nagu kulud kaetud, siis need kulud on Hawaii'l ikka megad, on ju. Ja kuna mulle nii meeldis seal olla, siis see mulle nagu väga vahet ei olnud. Aga nii nüüd, kui Michael tuli pardale, ütles, et kuule, et see asi on nagu proportsioonist paigast ära, et siin peaks ikkagi need ja need nagu muutused sisse viima, pluss siis ka see nii-öelda äriline taust, mis Michaelil on. Ja siis niimoodi hambaid krigistades siis tegin selle nii-öelda muudatuse läbi. Ja isegi praegu, kui sa vaatad, siis see töötasu, mis sealt tuleb inimese pealt, ma töötan inimesega Hawaii'l olles 13, 14, 15 tundi päevas ja päevaraha, mis mina inimese pealt saan, on 150 €. Ja kui sa nüüd mõtled, et tegelikult enamus nii-öelda siis pikemad seansid on mul 150 €, siis noh, see on ikkagi tegelikult veel kõvasti nagu paigast ära, et arenguruumi on. Aga see ongi, et sa pead nii-öelda siis mängima ja tunnetama, mismoodi see seos on ja küllus, see, kui palju seda küllust on, näitab ka tegelikult, kui palju sa julged ennast armastada ja kui hea suhe sul on siis juba oma sisemise perekonnaga. Ja seetõttu ongi, ma ei väsi kordamas selle sisemise perekonna nii-öelda siis vundamendi olulisust meie eludes, et kui me selle korda saame, siis tõesti meie väline elu, suhted, seksuaalsus, tervis, eluülesanne ja ka küllus, et küllus on tõesti siis see automaatne tulem sellest kõigest, see hakkab muutuma, et seal ei ole nagu muud varianti. Ja kui sa arvad, et see tõesti ka nii on, tõesti anna mulle ka tagasisidet ja nüüd ma vaatan siis läbi, kes meil siin täna kohal on, et kui ta mul laseb siin liigutada, väga vist ei lase. No ma näen Ene Mardon, Birgot Pavel, Eha Bauer ja Maive Sõstar, Sille Tomson ja Anneli Ernits on siin kohal. Ja nüüd ma ei tea, ta võib-olla ei näita mulle neid kommentaare, et kui teil siis kommentaare on, et siis lisage need ja siis ma saan nendega tegeleda hiljem. Aga nüüd tänane siis ülesanne ongi siis põhimõtteliselt 3 asja, need samad asjad siis nagu läbi käia. Kas ma armastan ennast, küsimus nii-öelda, kas ma armastan oma sisemist naist, last ja meest ja kuidas ma siis väljendan seda armastust. Et ei ole ka lihtsalt nii, et okei, ma armastan sind, aga tõesti, kas südame tasandil ka mul on nii-öelda suhe nendega, kas on kahesuunaline liiklus ja nii edasi. Nüüd, kui sul on juba oma elus partner, siis mõtle, kas sul on üldse aimu, kes on tema sisemine perekond ja mis seisus tema sisemine perekond on ja mis suhe on sinu sisemisel perekonnal tema sisemise perekonnaga. Ja siin ongi näiteks paariteraapia minu juurde tulles number 1 võti on see, et mõlemad teeksid eraldi läbi siis sisemise perekonna programmi 4 kuud ja siis vaatame edasi, kas sellest, mis sealt nii-öelda siis järgnevad sammud nii-öelda tulevad. Ja noh, see annab kohe selge pildi, on ju, kus inimene endaga on, kus tema enda asjad on ja siis saab alles vaadata seda meie energiat, et sageli ongi, minnakse kohe sellesse meie energiasse ja sealt mina sellest ei tulegi midagi, sest see on täiesti nagu nii-öelda paigast ära. Ja nüüd, kas see enesearmastus ja nii-öelda siis eneseväärtus on sul ankurdatud iseendasse või on see ankurdatud sul sinu töösse või sinu asjadesse või sinu autosse või sinu mehesse või sinu naisesse, kuhu see on ankurdatud praegu. Ja kui ta on valesti ankurdatud, siis see on näha ka sinu külluses, et kui küllust on vähe, siis seal nii-öelda see suhe annab kohe nii-öelda märku.
Nii, aga tundub, et ta mul rohkem siin neid nii-öelda siis kommentaare praegu ei näita, et ma vaatan pärast veel ka üle ja lõikan siis need tükid siin kokku. Aitäh kõigile, kes täna olid olemas. Ja kui nüüd mul on ideid, mis järgmiste teemadena üles võtta, aga kui sul on ka endal teemasid, mida sa siis sooviksid, et ma jagaksin nendel järgnevatel siis Facebook live'idele, ka pane kommentaaridesse. Ja üks teema siis, mis ma kindlasti võtan järgnevalt ette, ma ei tea, kas just homme, aga on siis kaksikvaimud ja üldse uue ajastu siis selle tasandi suhtlemine, mis seos seal nii-öelda siis küllusega on. Ja see on põnev teema olnud, sellega ma olen ise tegelenud väga sügavalt ja sellega seoses tuli meil ka Maikeliga ühes raamatus väike osa meie loost välja, nii et põnev. Ja ülesandeks siis kõigile, pane like videole, jaga seda, saa minu siis kanalite järgijaks, kutsu teisi inimesi ka sellesse katsumusse osa saama ja siis võimalusel kindlasti jaga seda videot nii paljudega kui võimalik. Imeline hea kraam, täiesti tasuta ja võimalus siis iseendaga paremini kontakti saada. Ja kui sa soovid siis sisemise pere kursusega ühineda veebruaris, võtan siis vastu järgnevad 20 eestlast, 150 € kuu ja 4 kuud tõesti väga imelisi kogemusi. Et praegu on mul siis eelneva siis sisemise peregrupi viimase kuu kokkuvõtted, siis see 4. kuu on selline integratsioonikuu ja ma olen iga kord ma olen täiesti blown away, et kui palju imeasju sealt välja tuleb ja see ongi uue aja coaching, et ma olen hästi personaalne, täpselt see, mis on sinu teema, täpselt see, kus sina oma asjadega oled, et ei ole nagu selline vanad tüüpi, et mingi ajan näpuga järgi, mis täpselt peab tegema. Ma vaatan just täpselt, kus sinu energiad on, kus sinu sisemine perekond on, kus sinu nii-öelda blokid on, kus sinu pidurid on ja see energiate lugemine, nägemine, kõik minu taust 20 eelnevat aastat, need tulevad kõik siin mängu ja see, kuidas see nagu kokku mängib kõike seda sellises imelises koosloomises ja koostöös, see on tõesti imeline, et ma olen nii õnnelik ja tänulik, et ma saan sellist tööd teha ja sedamoodi siis aidata maailma paremaks kohaks luua ühe sisemise pere kaupa korraga. Nii et kõike suurt ja tänu teile ja täna panen siis kingituseks kõigile siis sinna kodulehele lingi siis delfiini meditatsiooni, et kui te olete mõelnud ka Hawaii'le tulekust, siis see on ka selline hea nii-öelda siis aktiveerimine ja lisaks siis veel ka aktiveerida sisemine laps ja sisemine naine, samas ka sisemine mees natuke sellise teistmoodi energiaga. Ja selle meditatsiooni ma lindistasin kohe peale delfiini ujumist Hawaii'l eelmisel aastal, mis kannab seda energiat nagu väga võimsalt ja ma kirjeldan siis põhimõtteliselt seda, mida siis delfiini ujumise ajal ma kogen või näen ja teil kõigil on võimalus ka sellele nii-öelda füüsilises maailmas pardale hüpata, et sellel aastal novembrikuus on siis meil seikluskoolitus Hawaii'le ja sinna on siis veel ka 7 kohta olemas. Nii et kõike paremat, aloha, aitäh ja kohtumiseni homme. Aeg tuleb siis üles teie siis homme hommikul. Nii et kõike paremat, aloha!